Sisustame ära selle viimase ploki, mis siis kõigi lõunapausi vahele jääb. Tere tulemast kõigepealt. Te olete kõik inimesed, kes aeg-ajalt ikka käivad lavadel, annavad intervjuusid, esinevad siin ja seal ja räägivad. Väga mehine koosseis, aga kas te olete kunagi varem pidanud rääkima sellisel kujul lähisuhte vägivallast? Te räägite tavaliselt hoopis teistest teemadest. Hakkame otsast pihta kuskilt, Madis. Lühike vastus on ei. Ühtlasi see on esimest korda, kui mind on tutvustatud kui ühte vanemat meesterahvast. Nii et täna mitu sellist nagu esimest. Mul on väga hea meel näha väga palju vanu meesterahvaid laval. Okay. Tavaliselt, nagu ma enne ütlesin, on probleem, kuidas neid lavalt maha saada ja saada seda pilti rikkamaks. Täna me ei taha. Lähme siis edasi, et jah, selle teemaga oleme viimase 12 kuu jooksul väga palju tegelenud. Et kui mõtlen väga palju, siis seda organisatsioonis on seda teemat tõstatatud ja räägitud ja viimati septembri lõpus. Nii et ka vanamees räägib palju, nii et... Väga hea. Ja viimane vanamees sealt nurgast. Ütlen kõigepealt vastan küsimusele, siis ütlen ühe kommentaari, et teemal ei ole laval ennem rääkinud, küll aga organisatsiooni sees oleme arutanud ja sellest on ikkagi väga palju kasu olnud. Aga ma arvan, meil on üks lootus, kuna ma eelmine nädal osalesin ühel üritusel, kus kohas siis defineeriti keskealist meest, et siis keskealine mees pidi olema 55, et meil on lootust. Selge, ma teie sünniaastaid ei ole järele vaadanud, aga natuke vist on veel minna. Aga tegelikult, kui jätta nüüd need naljad kõrvale, et ühe väikse erandiga, eks ju, sina ütlesid, et teie olete tegelenud sellega nüüd Enefitis päris palju viimase aasta jooksul, aga mida ma tahtsin nagu esil tuua on see, et tegelikult nendest teemadest ikkagi ühiskonnas ei räägita. Et mis see nagu teie diagnoos on või et miks on läinud nii, et selle lähisuhte vägivald on jätkuvalt naisküsimus meie ühiskonnas? Ju seda tajutakse nii, et meil on eelkõige naisterahvad, keda käsitletakse ohvritena, ju see ongi, eks ole, statistiliselt õige. Naised on need ka, kes rohkem on kõneisikud, nüüd abistajate ja toetajate vaatenurgast. Vaatame saali, eks ju. Just, aga samas on muidugi selge, et tüüpiliselt on meil sellise lähisuhte vägivalla puhul kaks osapoolt, tüüpiliselt üks mees, üks naine. Ja need rollid võivad ka olla vastastikused. Austustes valmistudes selleks ma siin uurisin erinevat statistikat, muidugi ka mehed võivad olla lähisuhte vägivalla ohvrid, aga see kipub olema pigem teistpidi. Ja organisatsioonides, ma saan aru, et siin kolleegid on olnud eeskujulikumad ja selle teema võtnud kohe nagu selgelt ja konkreetsemalt endale ka organisatsioonis päeva korrale. Ma arvan, et võib-olla meil on väike samm veel Eesti Pangas minna, ma just sain täna aru ja teada, et kommertspangad Eestis üldiselt on liitunud seal tööandjate initsiatiiviga vägivalla vabaks algatusega. Eesti Pangas ma võin öelda, et meil on ka viimastel aastatel olnud selgelt päevakorral sisemistes aruteludes sellised üldiselt organisatsiooni kultuuri teemad. Et mitte ainult me ei räägi sellest, mida me tahame saavutada oma töö tulemuste mõttes, aga on ka oluline see, et kuidas me seda teeme ja kuidas me teineteist toetame ja natuke sellised pehmemad küsimused. Sealhulgas üks meie väärtustest on seotud usaldusega, et me usaldame ka teineteise tööd. Üks mõte seal on olnud ka, et me oleme valmis rääkima ebamugavatel teemadel. Tüüpiliselt me mõistame seda küll tööga seotud teemadena, et me ei lükka probleeme vaiba alla ja tegeleme nendega, aga tegelikult ma arvan, et seda võiks käsitleda natuke laiemalt, et see, mis kodus toimub inimestel ja töötajatel, et see puudutab ka organisatsiooni ja tegelikult peab olema võimalik sellest kuidagi rääkida. Et sul ei jää ju see inimene, kes kodus on, ei jää sul sinna Krooni tänaval ukse taha ja sisse ei astu uus inimene, vaid see on ju tegelikult sama inimene. Aga kuulaks võib-olla teie nagu hinnangut ka, et mis teie diagnoos on? Miks meil ühiskonnas on niisugune puue, et sellest teemast räägivad ainult naised?
võin alustada ja ütleme, ma arvan, et millest see tõenäoliselt tuleneb, kõik on ikkagi seotud sellega, et kõik hakkab julgusest. Julgusest rääkida, vaadata üksteisele otsa siiralt, üksteist toetada ja julgus ka küsida küsimusi, et kuidas sul päriselt läheb. Et vaata, lihtne on kosmeetiliselt iga päev koos olla, aga mitte rääkida juure tasandil, et meil oli, ma toon lihtsalt näite, et meil on organisatsioonis kokku lepitud niimoodi, et meil on siis iga reede on õpireede. Ja õpireede suures pildis tähendab seda, et vaata, muidu on ikka nii, et sa teed hommikust õhtuni teed tööd, sul on 68 asja, mis vajavad lahendamist, aga reedel võtad sellise tasakaaluka aja ja mõtled erinevate teemade osas, mis on oluline. Siis paar nädalat tagasi meil oligi siis meestele suunatud hommik, kus kohas tulid siis kokku pangas töötavad erinevad mehed, kus oligi selline kogemus jagamine just lähisuhtevägivalla juurest. Et see oli nii võimas. Vaata, ikka on niimoodi, et inimesed lähevad ruumi, kerge kartus on sees, millest me üldse räägime, kas me julgeme avada. See oli nii võimas, et ma arvan, kõik lõpuks hakkab ikkagi sellest pihta julgusest ja julgusest ennast avada teisele. Ja kui sa ennast avad, siis üldiselt ma usun, et inimesed ikkagi tahavad tervikuna head ja aitavad üksteist. Et see kõik hakkab julgusest ja veel kord julgusest ja rääkida teemadel, mis on ka valusad. Võin ka täienduseks kohe öelda, et see, millest sa rääkisid, mis juhtus teie organisatsioonis, et see ei ole isegi midagi unikaalset. Et seda on näidanud meie teekond selle tööandjate algatuse ehitamisel ka, et iga organisatsioon on natuke erinevate kohta jõudnud, aga peaaegu igal pool on toimunud koolitused. Enamasti algab pihta juhtkonnast, tippjuhtkonnast ja nii edasi. Ja mis on meid isegi üllatanud, on see, et tegelikult igal pool on inimesed, on suudetud luua selline turvaline ruum, et inimesed hakkavad rääkima enda lugusid, rääkima seda, mis on nendega juhtunud, rääkima ka seda, kuidas nad peavad peeglisse vaatama võib-olla ise teinekord, sest nad ei ole varem mõelnud nii palju. Ja see on see, mis annab tegelikult nagu lootust või usku. Aga hakkan võib-olla tegelikult natukene rääkima ka majandusest ja suurest pildist pihta, et võib-olla see esimene küsimus on ka jällegi Madisele, kuna sina eeskätt vaatad võib-olla nagu makropilti, et eks neid numbreid on igasuguseid, aga mul päris viimaste aastate näppu ei sattunud, aga kui ma vaatasin Eurostati siin umbes 4 aasta vanuseid andmeid, siis seal on hinnatud, et lähisuhte vägivalla teema kui selline läheb Euroopa Liidus maksma 336 miljardit või midagi sellist. Eestile tagasi taandades on see, toona oli umbes Tallinna linnaeelarve jagu umbes 1,1 miljardi suurune. Mõne aastaga on see number kindlasti inflatsiooni jagu kasvanud, nii nagu Tallinna linnaeelarve. Et räägivad sinu numbrid selle probleemi ulatuses ühiskonnas umbes nagu sama keelt või kuidas sina nagu diagnoosiks seda majanduslikku mõju, mis me ühiskonnana nagu sisse võtame? Kõigepealt, ma arvan, et kui me räägime lähisuhte vägivallast, ega see majanduslik mõju ei ole seal see esmane probleem, aga seal on majanduslik mõju. Ja tõesti see mis numbrid sa viitad, ma seda sama uuringut ka lugesin. Ma tunnistan, et Eesti Pangas see ei ole teema, mida me oleks muidugi süvitsi siin Eestis hinnanud ja see uuring, millele viidatakse, ongi tehtud Inglismaa näitel ja siis üldistatult ülejäänud Euroopale ja proportsioonis hinnatud, mis võib olla teistes riikides see mõju. Aga kui me üldse mõtleme, et mis siis selline majanduslikult kirjeldatav probleem, mis lähisuhte vägivallaga kaasneb, et millest see võib väljenduda, et seal neid mõjusid on mitmeid, et üks on selline mõju võib öelda siis sellise majandusliku saamata jäänud toodangu või tuluga seoses või sellest tulenevalt, kuna inimene, kes on siis ohvriks, ei suuda kas tööl üldse käia, ei panusta sellisel moel, nagu ta muidu seda saaks, sissetulek jääb saamata nii siis inimesel endal kui organisatsioonil, kus siis ei suudeta teha nii hästi tööd kui võimalik. Aga samas on seal ka muud sellised otsesed kulud, mis on seotud igasuguste teenustega, mida vajavad siis lähisuhte vägivalla ohvrid, alates meditsiinilistest teenustest, õigusnõustamisest teenustest, sotsiaalkaitsega seonduv. Et neid mõjusid on väga palju, neid on väga raske muidugi mõõta, meil ei ole õigeid või ei ole häid võrreldavaid andmeid ja neid hinnata on tõesti võimalik erineval moel, aga seesama uuring, millele sa viitasid, see siis proovis vahet teha tõesti, et mis on kõigepealt üldisemalt selline inglise keeles gender-based violence, selle mõju
Euroopa Liidus tervikuna hinnati 360+ miljardit aastas, Eestis 1,1 miljardit ja eraldi võib välja tuua siis nii-öelda lähisuhtega seotud vägivald, intimate partner violence, et mis selle mõju on. Eesti puhul ligi siis 500 miljardit aastas, mis, kui me seda kuidagi konteksti proovime panna, siis see on umbes suurusjärg umbes 1,5% SKP-st, et see, kui me räägime siin, kaitsekulud olid meil hiljuti siin 2% peal eesmärgina, et tegemist on tõesti väga suurte tegelikult mõjudega, mida me üldse ei taju. Ja ma arvan, et see, et me alustuseks, mitte et me peaksime lähisuhte vägivalda käsitlema kuidagi majandusliku probleemina, aga seda, et me tajuksime, et sellel on ka laiem mõju ja me võiksime proovida seda mõõta, võib-olla see kuidagi seda rohkem teadvustab, et see võiks olla eesmärk küll. Ja võib-olla viimase asjana veel, ma just märksin nädal aega tagasi, Euroopa Keskpank isegi tegi sellisel sarnasel teemal ühe postituse, jagas siis oma andmeid, kasutades terminit economic violence, mis on siis üks tegelikult lähisuhte vägivalla vorm. See võib väljenduda erineval moel, näiteks siis selline majanduslik kontroll, et üks inimene teisel siis kuidagi piirab enda siis võimaluste realiseerimist, tööl käimist, tööle saamist, õppimist või siis otsene selline majanduslik nagu ärakasutamine, teise ressursside vara kasutamine või siis selline sabotaaž veel nagu eraldi vaadates. Et seda väidetavalt siis 12% naistest Euroopa Liidus on kogenud. Aga nende Euroopa Keskpanga järeldus oli ka, et tegelikult seda väga raske mõõta, aga me teame, et see on suur probleem, mille kohta meil tegelikult piisavalt andmeid ei ole. Jah, nii on ja mul on tegelikult väga hea meel, et sa tegid selle viite sellele meie eelmisele arutelule ka, kus julgeoleku eksperdid siin arutasid ja tõid ka välja, et päriselus see esimese 78 probleemi hulka vist ütles kindral Herem, et hästi ei mahu, et kuigi on oluline teema. Et teistpidi, kui sa võtad selle sama majandusliku mõõtme siin, siis ühiskonnas ilmselt on ta ikkagi üksjagu prioriteetsem kui lihtsalt üks pehme teema. Aga ma küsiks võib-olla siis niipidi Tarmo käest, et kui makropildis räägime siin miljarditest ja nii edasi, inimestel on üsna nagu keeruline hoomata, et kas 360 või 630, et ega ta kõik taandub sinna, et seda on hästi palju raha. Aga palju teil töötajaid on kokku? Meil on kontsernis üle 5000 töötaja, Industries 2500. 5000, on 2500, eks ju, otseselt sinu all. Kas tead, mitu päeva puuduti töölt teie kontsernis lähisuhte vägivalla tõttu eelmisel aastal? Sellist statistikat me ei ole teinud. Aga kas on sul mingi tunnetus? Seda on väga raske spekuleerida, kuna kindlasti on GDPR-ist tulenevad reeglid, kus me teatud teemasid lauale ei too, kuid ma tulen tagasi selle majandusliku mõju peale. Eesti Energia kontserni jaoks see majandusliku mõju ei oma mehe ega naise nägu. Meie jaoks on lähisuhte vägivald väärtuste teema. Ja väärtused on see nähtamatu tekk, mis meie organisatsiooni koos hoiab. Seega, kui see tekk ei hoia koos, siis sellel on meie kontsernile majanduslik mõju ja sellel on ka Eestile majanduslik mõju. Seega, kui Eesti Energia aevastab, on ka see teistele tunda. Miks see ongi oluline, ongi ka selle tõttu, et kui meie inimesed tulevad tööle, on väsinud, on näha, et seal on mitte ainult stress taga, siis see ei puuduta ainult bürootöötajaid. Me alustame kaevuritest, me alustame elektrijaamade töötajatest, kes töötavad vahetustes. See töö on raske. Ja loomulikult meie maailm, kus me töötame, ongi mehe nägu maailm. Aga see ongi just see õige maailm, kuhu see teema sisse panna. Sest kui me seda teemat sinna sisse ei pane, siis see tekk ei hoia meid koos. Nii et see majandusliku pool on kindlasti väga hea endise pankurina ka. Miljard on koma koht, aga palju õigem oleks ikkagi seda teemat vaadata kui nähtamatu tekina, mis meie kõiki ettevõtteid koos hoiab. Kuna need inimesed, kes
on lähisuhtevägivalda kogenud, nad viibivad 8 tundi päevas meie perimeetris. Ja meie ülesanne on tegelikult luua see turvaline keskkond sellele inimesele, kes siis enne või peale tööd kogeb seda, mida meie tavainimestena igapäevaselt ei koge. Ja see ongi see tööandjate initsiatiiv, miks Eesti Energia oli ka majakas liige siin, kuna me ei vaata seda kui majanduslikku ülesannet. Me ei pane sellele rahanumbrid taha. Me ei ürita seost leida elektri hinna ja lähisuhtevägivallaga, kuigi kindlasti see oleks kõige parem efekt kohe see teema lauale saada. Arve peale üks rida juurde. Ma arvan, et see probleem oleks kohe kindlasti tippprobleem. See võiks järgmise aasta novembris tegelikult ära teha. Uus meede. Jah. Ei, no lihtsalt toome arve peale eraldi välja, et sellest elektri hinnast nii palju on sul seotud lähisuhtevägivalla tõttu, mida Eesti ühiskonnas toime pannakse. See oleks väga hea ülesanne, ma just vaatan, et siin analüütikud ruumist kindlasti teeksid selle ära. Aga ma tulen teile tagasi, et see teema on laiem kui ainult raha, see teema on laiem kui ainult sugu, see teema ongi väärtuste teema ja Eesti Energia väärtuses meil on hoolin, vastutan, kliendile kasulik, siis see hoolivuse alla meil paigutub see teema. Ja käitumislikult meie organisatsioon on niivõrd suur, et meil on nii ohvreid kui ka toimepanijaid. Ja ärme räägi ainult ohvritest, räägime ka toimepanijatest. Ja nendel ei ole ka hommikul silti, et mul on toimepanija. Et see on juhtide ülesanne. Mitte ainult vaadata seda, kas inimesel on täna kargud jalas, vaid tegelikult mis emotsiooniga ta tuleb tööle. Nii et ma tõesti soovin, et tänane üritus ei ole mehe-naise üritus, vaid see on üritus, kus me räägime nähtamatust tekist. Absoluutselt, jah, ma olekski andnud koheselt edasi tegelikult sõna ja me tuleme nende inimeste juurde, kes ka lähisuhtevägivald toime panevad kohe tagasi, aga ma veel korraks lihtsalt enne, kui Swedbanki poole pealt saad tuua, ma vastan siin ära sul küsimusele, et sina ei tea, kui palju teie ettevõttes on, mina ka ei tea, kui palju teie ettevõttes on neid päevi võetud, aga me tegime kiire uuringu. Eesti inimesed ütlevad, 5% inimestest ütleb, et nad on töölt pidanud puuduma lähisuhtevägivalla tõttu. Ehk et 5000, 5% on seal 250. 250 inimest on pidanud puuduma. 20% või 18% ütleb, et nende töö on kannatanud, töövõime on kannatanud. Et kindlasti ei ole see majandusprobleem per se, aga sellel kindlasti on majanduslik mõõde. Aga ma küsiks, võib-olla saadaks nii pidi selle pannile sinna, et mis see põhjus on, miks Swed selle teemaga tegeleb? Ma vastan ennem sellele, et vaata, kui me rääkisime majandusmõjust, et siis ma ka tutvusin erinevate mõjuritega täpselt selle uuringuga, millele ka viide oli. Ma arvan, numbrid on teema aktuaalsuses vaates olulised välja tuua, aga ma arvan, see mõju lõppkokkuvõttes on kordades suurem, kui me isegi sellest oleme võimelised aru saama. Ja miks on tegelikult ikkagi see, et tulles tagasi algusesse, et kui avatud me oleme, kui palju me millestki räägime, kes me siis oleme, et kui sa rääkisid organisatsiooni väärtustest, miks me oleme ka ja pingutame, et teemad oleks aktuaalsed, on täpselt, hakkab ju kõik pihta meie väärtustest. Meil on muuseas üks ja sama väärtus. Meie väärtused on lihtne, hooliv ja avatud. Ja julge hoolida, ja kui ma mõtlen igapäevaselt näiteks oma töö peale ja inimeste peale, et vaata, kuhu kohta me jõuame, on ikkagi nii, et inimesed suhtlevad suures pildis, ma julgen väita, igapäevaselt 60-70% oma kolleegidega. Ja nüüd on küsimus, on see, et kuhu kohta ma lähen, kas see keskkond, kes mulle vastu vaatab, on minu jaoks turvaline, kas seal on need inimesed, kes minust siiralt ka hoolivad ja päriselt tähelepanu pööravad minule kui inimesele ja kas ma julgen ennast ka väljendada, kui mul on probleem. Mul on ühe korra olnud, see ei ole küll lähisuhte vägivalda, mul on ühe korra olnud elus siuke situatsioon, kus siis minu kolleegil oli 14-aastane poeg ja tal avastati siis vähk. Ja siis kolleeg tuli minu juurde ja küsis, et mis me siis teeme. Ja me leppisime omavahel kokku, kuna meil oli see võimalus seda teha, et sa võtad nüüd pool aastat maksimaalselt ja pingutad oma pere nimel ja oled toeks seal, kus on vaja. Ja ma garanteerin sulle, et sa oled tagasi oodatud ja kõik inimesed su ümber, keegi ei lükka sind kuskile ära, su koht on sinu jaoks olemas. Ja see pool aastat läks mööda, õnneks oli positiivne lahendus ja inimene oli elutänulik ja ma arvan, et lõpuks ongi, et kui sa mainisid juhte ja kultuuri, et kõige tähtsam on ikkagi see, et mis kultuuri me kanname, kuidas inimesed üksteist toetavad selle kultuuri sees ja kui avatult me sellest ka omavahel räägime, et see peaks olema alus.
ja kuna seal on üks näide veel, et vaata seesama teema, miks me tõenäoliselt kõik ei näe, et vaata tänapäeval me oleme ikkagi muutunud ju ja muutumaas, mis on ikkagi tagasi keeramatu minu hinnangul, on ikkagi hübriidtöövorm. Hübriidtöö tähendab seda, et sa võid, aga ei pea tulema kontorisse, meie hoiame seda kultuuri, et sa saad valida. Aga lõppkokkuvõttes on küsimus selles, et kui sa oled ma ei tea, Teamsi kõnes on ju, kui tihti sa näed seda emotsiooni, mis sulle vaatab vastu laua tagant, mis on ekraanis, ma arvan, et need ei ole omavahel võrreldavad tasemed. Ja sellepärast ongi, et lõpuks, et seda kultuuri kanda, tuleb inimestega suhelda ja igapäevaselt koos olla suures pildis, et ühtseid eesmärke täita ja kui sa näed, et on probleem, siis tuleb toetada ja avatult rääkida. Nüüd on küsimus, kas see tase ja suhe on sellisel tasemel, et inimesed julgevad ennast näiteks oma juhile avada. Mul on kodus probleem. Äkki kui inimene, ma avan ennast, äkki siis on niimoodi, et oi, nüüd hakatakse mind karistama. Et ma jõuangi ikkagi kultuurini tagasi lõppkokkuvõttes kogu terviku vaatest, millest me räägime. Aga no räägime sellest kultuurist, et hästi lihtne on öelda, siin eelmises arutelus ja vist kõikides see sõnavõtus on läbi käinud, et aga kultuur, eks see peab olema organisatsiooni kultuur ja peab muutma. Kultuur ei muutu ise. Kultuur see tegelikult on juhtkonnale üliraske ja kompleksne, eks ju, juhtimise ülesanne on alati organisatsiooni kultuuri mingisuguse kursi seadmine ja muutmine. Teie olete tegelenud Swedis sellega juba 2 aastat umbes, on see teema kuidagi teil laual olnud moel või teisel. Mis on sinu jaoks olnud võib-olla kõige suuremad üllatused nende sammude tegemisel, ükskõik kas tippjuhtkonnas või selle teema viimisel organisatsiooni laiemalt, mis need üllatanud on? Positiivne nurk kõigele on see, et inimesed, kui me teemadel räägime, kui ma ennem kuulasin ka paneeli, et kui me hakkame rääkima, inimesed tulevad kaasa, üks küsimus on alati, miks me sellest täna räägime, et kas see teema on meil organisatsiooni sees aktuaalne või on see midagi muud? Kas meil on midagi kuskil juhtunud? Aga inimesed tulevad kaasa, kuulavad, ma arvan, et ülioluline teema on lõppkokkuvõttes see, et me ühiskonnana ei ole täna seal, et kui sa mõtled pangandust, et mida rohkem äri teeme, seda paremad oleme. Äri on loomulikult oluline, aga me oleme nii suur osa ühiskonnast. Ja kui meie teeme asju, siis sellel on ka mõju ja kui me suudame seda koos teha, juhtimiskultuuri arendada tervikuna, aidata läbi selle meil kõigil kasvada, et sealt see kõik pihta lõppkokkuvõttes hakkab. Aga üllatus on see, et kui on teema, mis ei ole igapäevane, siis inimesed tulevad kaasa, julgevad ennast avada. Kui inimesed julgevad ennast avada, on koostöö hoopis teisel tasemel. Aga on ka küsimus alati, et miks täna? Miks nüüd? Kas midagi on juhtunud? See kultuuri teema võib-olla mõtlen selle otsas kinni, et see ei muutu aasta, 2, 3, 4-ga. Kultuuri teema nõuab ka sõnas mõttes majakas juhtkonda. Toome konkreetse näite, et mida me ei taha. Me ei taha juhti, kes käseb poob ja laseb, kes eksimuse peal otsib kõige esimesena karistust. On ta siis kas palga vähendamine või mingi muu selline viis, kes ei ole mikromanager, kes ei usalda oma töötajaid. Sellist juhti me selle kultuuris tulevikus ei näe. Me soovime juhti, kellel on tõesti üks oskus, kuulata. Ja see kuulamisoskus on kõige keerulisem oskus, mida tänapäeva juhid peavad õppima. Meid on õpetatud rääkima. Ja rääkima neid mõtted, mis meie peas on. Tegelikult meie ülesanne on saada need mõtted kätte, mis inimeste peas on. Ja kui me Enefit Industries tegime lähisuhte vägivalla koolituse septembri lõpus, tegime seda Narvas, siis paljud vaatasid loomulikult otsa, et kuidas teate Narva tegema seda. Et kutsusime kaevurid, õlitööstuse mehed, elektritootmise mehed. Ja see oli sensatsioon. Me pole sellist avatud kuulamist, rääkimist näinud, kus laua taga istuvad sõnats mõttes tursked. Ja see tähendabki seda, et ka juhil peab olema julgust panna teema lauale, mis ei ole igapäevane teema, aga ta on osa organisatsiooni muutuse kultuurist. Sest tegelikult see sama kuulamine ei ole ainult lähisuhte vägivalla teemades, vaid ka muudes teemades. Nii et praktiline soovitus majandusmõju vähendamiseks peab alustama organisatsiooni kultuuri muutusest
ja juhid peavad kuulama ja nende roll ei ole olla karistussalk. Alustame sealt. Võib-olla lisades, et ma nüüd tunnen ennast natuke tagurlikuna, kuna tõesti Eesti Pangas täpselt selliseid vestlusi me ei ole veel niimoodi läbi viinud, aga enne kui eelmises paneelis Arnold Sinisalu ütles, et ma arvan, tema ütles, et on natuke pessimistlik, et Eesti ühiskond, et kui palju me siin viimastel aastatel oleme muutunud ja kui optimistlikud ka lähivaates me just saaksime selle lähisuhte vägivalla olukorra paranemise osas olla, siis mida ma küll tunnen on see, et vähemalt suuremad sellised edumeelsemad organisatsioonid, üldiselt organisatsiooni kultuuri teemat on küll viimastel aastatel järjest rohkem tähtsustanud. Ma kuulen, et teie olete seda teinud, meie Eesti Pangas samuti. See ei pruugi tähendada, et konkreetselt just lähisuhte vägivalda kui sellist oleks võib-olla piisavalt käsitletud. Ma arvan, et me nüüd hakkame ka seda rohkem tegema. Aga see, et üldse me mõtleksime, et millist juhtimist me organisatsioonis tahame, kuidas me koos töötame, kindlasti see muutus saab ainult alguse saada siis juhtkonna poole pealt, kes seda tooni paratamatult siis kuidagi organisatsioonis üldisemalt peab seadma. Ja minu kogemus on küll ka see, et kui alguses võib olla ootamatu, et me nüüd hakkame rääkima hoopis mitte nii vahetult igapäevase tööga seotud küsimustes, siis tegelikult kui seda tausta avada, tekitada selliseid kuidagi turvalisi ja ma arvan, et eelkõige tähtis on see turvaline selline formaat, kus kõik saaksid oma mõtteid jagada, sest tegelikult inimesed hea meelega tulevad kaasa ja sinna saab erinevaid selliseid mitte otseselt tööga seotud, aga meie tegelikult kultuuri mõttes olulisi teemasid juurde tuua. Aga ma natukene nüüd provotseeriks ka, või tegelikult ei ole see provokatsioon, see on päris elu, et kui luua see turvaline keskkond, hea meelega inimesed tulevad kaasa arutama ja võib-olla inimesed, kellel on probleem, kes on ohvrid, kes on pidanud selles olukorras olema, saavad julgustust ja võimalust nagu välja tulla või abi otsida. Kui ütleme, 41% naistest ja 33% meestest on kogenud lähisuhte vägivalda, et kuskil on kõik need inimesed, kes seda ka toime panevad. Siin käis see karistussalga mõiste korraks läbi ja võib-olla kui eelmisele paneelile ka jällegi tagasiviide teha, et toodi ka välja, et kui on niisugune mees, kes lärmab ja püssiga vehib või Riigikogus vastu lauda taob, eks ju, et mis me siis sellisega teeme. Päriselu tihtipeale on see, et need samad inimesed, kes kodus oma kaasa, ükskõik mis soost, ärme lähme ka sinna soopõhisesse, aheldavad radika külge, peksavad, alandavad, vägistavad, tulevad tööle, on kõige eeskujulikumad töötajad. Istuvad lavadel, annavad intervjuusid, juhivad koosolekuid, üritusi ja tööalaselt ei ole mitte midagi nagu ette heita. Me ei saa panna vangi 40% ühiskonnast, me ei saa lasta lahti, me ei saa vähendada palka. Kuidas sellega üldse ühiskonnas tegeleda? See debatt on meil täiesti pidamata. Oi. Sa panid lauale tõesti väga suure gorilla. Ega see teema avamine käibki mitte ainult koolituste kaudu, et kui ma tulen selle organisatsiooni kultuuri juurde tagasi, siis neid kokkupuutepunkte oma inimeste, oma töötajatega on juhil päevas mitu korda nädalas, mitukümmend korda kuus, mitusada korda. Ja see organisatsiooni kultuur seisnebki selles, et me ei ela seda ainult koolitustel, vaid üks-ühel vestlustes, town hall vestlustes, muudes vestlustes. Ühel hetkel see info tuleb ka välja. Sest on täiesti võimatu, et kui sa aastaid inimestega vestlus pead, siis nagu mingi asi jääb nähtamatuks. Et kindlasti see asi tuleb välja. Nüüd küsimus on, mida saab juht teha, siis juhi võib-olla kõige suurem eksimus on hakata lahendusi pakkuma. Et juht ei ole loodud selleks, et lähisuhte vägivalla spetsiifikaga hakkama ise oma teadmistega pakkuma lahendusi. Meie roll on tekitada see turvaline keskkond sellele inimesele, selle töötajad, kes siis leiab selle aja, kui ta tahab tulla rääkima. Me ei sunni teda. Aga see keskkonna loomine on hästi oluline ja see algabki sellest, et see majakas, kes seal ees on, ka elab seda kultuuri, et tema juurde juletakse tulla rääkima. Juba ainuks siis sellega me teeme esimese sammu, et seda gorillat sealt laualt maha saada. Täiendan, ma arvan, et seal on nüüd, mulle meeldib see, et sa selle teema lauale panid. Meil oli kuskilt ma lugesin, oli uuring koolitustelt ja siis küsiti inimeste käest, et kui sa oled kogenud lähisuhte vägivalda,
protsentuaalselt, kas sa julgeksid oma juhile minna sellest rääkima. Ja põhimõtteliselt oli see vastus, kui ma nüüd ei eksi, et 80 ei julgeks minna. Nüüd on küsimus, et kui sa ütled, et gorilla on toas, et lõppkokkuvõttes on niimoodi, et ma arvan, et kui me räägime organisatsioonidest ja organisatsioonide tulevikust, juhtimiskultuurist tervikuna, siis ma usun, et need ootused ka juhtimisele on sellisel kujul muutuses, et sa oled ikkagi ka poole kohaga psühholoog, et sa tunnetad ju ära lõppkokkuvõttes oma inimesed, sa võid rääkida küll, et tuleb lavale ja räägib puhtalt, aga väga hästi öeldud, et ma arvan, see hakkab ju kuskilt läbi lõppkokkuvõttes paistma ja sa ei peida ära seda, kus kohas on päris probleem, see hakkab mõjuma, sest inimene on tervik. Ma olen eluaeg mõelnud niimoodi, et mida tervik tähendab, et tervik tähendab 25% sinu pere, 25% sinu töö, 25% sinu sõbrad, 25% sinu hobid. Ja küsimus on selles, et kas sa suudad 4 jalga korraga püsti hoida, üritad balansseerida kogu aeg, võtad 2 ära, inimene kukub kokku, nüüd on küsimus, et kes aitab, kus kohast ma abi saan, kelle poole ma pöördun, kas ma saan seda kodust, kas mul on organisatsioon, kes mind toetab, kas minu juht on minu jaoks olemas sellel hetkel, kui mul on raske. Ja ma usun, et see peab olema nüüd see uus level, kuhu kohta me lähme, et sa tunnetad, see on pikk tee, ma ütlen, see on väga pikk tee, et meil on ka 2500 inimest. Ja aga nüüd ongi, et kõik hakkab sellest pihta, et mis kultuuri me esindame ja kuidas me seda kultuuri koos loome ja ühiskonna vaatest mina arvan, mis on tähtis, on see, et ikkagi läbi eeskujude ja läbi näidete, et ei saa olla niimoodi, et on üks konverents, tuleme kokku, siis lähme laiali ja poole aasta pärast tuleme teema juurde tagasi, et sellist ei kanna. Mulle tundub samuti, et ega tööandja ei saa otseselt lahendada lähisuhte vägivalla probleemi, olgu see siis nagu ohvri vaatenurgast, kui töötaja on ohver või siis kui ka vastupidi on tegelikult see süüdli pool. Et mis puudutab ohvri vaadet, jällegi omamata kuidagi väga vahetut kogemust, tundub tõesti, et õige on see, et me lihtsalt loome keskkonna, kus tööandja ja inimese juhid ka mõistavad seda, et kui inimesel on kodus probleemid, et sellest ollakse valmis esiteks rääkima mingilgi moel ja et kuidagi pakutakse seda tuge ja siis keerulisel hetkel võib-olla soovitatakse kuhugi pöörduda inimeste poole või organisatsioonide poole, kes tegelikult siis saavad aidata, selles mõttes mõistetakse inimest, aga kui on see teine pool sul töötaja, siis jah, mul tundub jällegi äärmiselt keeruline lugu, kui tegemist on tööalaselt väga eduka ja tulemusliku inimesega. Kui tegemist on juhiga, no ma vaatan seda ka kõike niimoodi, et ka organisatsioonis juhid peaksid olema eeskuju näitajad ja kui sul on selline varjatud pool ja see kuidagi sind ikkagi mõjutab, ma arvan, et see lõpuks tuleb välja ja see mõjutab sind ja sa ei saa olla eeskujuks teistele, kui sa teed kodus kõike seda, mida sa enne küsimuses kirjeldasid. Aga ma mõistan, et see on väga, väga keeruline. Ja ma ei taha ära lasta sind sellise natukene nagu ümmarguse vastusega. Et okei, teil on veel väike organisatsioon, eks ju, aga teie organisatsioonis mõlemates on sadu juhte. Nende hulgas on täiesti kindlalt, võin teile väita, nii neid, kes on ohvrid, kui neid, kes on enda elus olnud vägivaldsed suhetes. Ja meelega ma ei taha kasutada ka sõna, et on toimepanija, sest ma arvan, et siin tuleb natukene lahutada inimene ja see, mida ta teeb, et me ei tohi ka sillistada, et me defineerimegi seda inimest ainult ühe omaduse kaudu. Aga et mida sa siis teed päriselt või kas sa tead, mida teha, kui sul selgub, et ongi üks, ma ei tea, osakonna büroo juhataja, sul on ka seal ikkagi 2-kohaline arv juhte. Mis siis teha? Et kui tema on inimene, kes on toime pannud see tead, ja ta ütleb, et ta teadvustab seda probleemi, ütleb, et jah, et ma ei suuda, ma ei tea, ennast kontrollida, ma tahan kontrollida iga oma kaaslase liigutust, suhtlust. Ma aitan Madis. Väga selge printsiibid. Vaata, lõpuks on see, et mis on guidance printsiibid. 0 diskrimineerimine, 0 vägivald. Kui informatsioon tuleb kuskilt välja, siis on, ja seda on võimalik siis ikkagi ka selles mõttes tõestada ühel või teisel moel, siis koostöö lõpeb.
kui inimene ise tuleb, kui sinu osakonna juhataja ise tuleb, ütleb, et mul on probleem, ma ei suuda käituda adekvaatselt paari suhtes, ma olen oma abikaasa suhtes kontrolliv, alandav, ma tahan muutuda. Ja sul on, ütleme, palju sul on osakonna juhatajaid sinu divisjonides kokku? Päris palju. Tuleb 3 tükki. Tuleb 3. Ma kindlasti kuulan ära ja proovin aidata, aga eks seal lõppkokkuvõttes sõltub sellest, et kus kohas on piir ja mis see piir endas ka nii-öelda kannab. Et esimene asi on ju, me proovime inimesi aidata. Kui inimene ise tunnistab, et ta abi vajab, kõik hakkab sellest pihta. Ja kui me ehitame seda kultuuri, et inimene vajab abi ja ta julgeb tulla ütlema, et ta vajab abi, siis me aitame. Alati on küsimus, et mis on piir. Kus kohas me oleme, mida see täpselt endas kannab. Ja kui ma tulen tagasi, mis ma ütlesin, 0 diskrimineerimine, absoluutne, et me ei tee ei meeste ega naiste vahel erisusi, me kohtleme kõiki võrdselt, et raske teema, sõltub situatsioonist, kindlasti proovime aidata, kui inimene ise abi tahab, aga lõppkokkuvõttes sõltub, ma usun, ikkagi väga palju, et kus kohas me täpselt oleme, et kui raske see kaaslus siis on, ütleks niimoodi. Jõuame selle väärtusteki juurde natukene tagasi, eks ju. Võib-olla kindlasti ei tohiks nagu kõlama jääda see, et ja ma usun, et meil on tegelikult see väärtusruum väga sarnane, et see 0 tolerants tähendab kohe nagu automaatselt mustvalget reaktsiooni, et meie ülesanne on kõigepealt pakkuda just neid samu aknaid, ohvriabi, nõustamisteenused, enne kui me läheme tegema siis seda lepingu lõpetamist. Et ka Eesti Energias on eetikakomitee, kus arutame läbi erinevaid kaasuseid. Meil on selles suhtes nagu sarnaselt 0 tolerants, et kui on väärtusvastane käitumine ja tõendatud, siis see lõpeb töölepingu lõpetamisega. Ei ole vahet, kas see inimene on hea elektritootja või hea kaevur või hea müüja. Siin on teatud nii-öelda punased jooned olemas, aga 19. sajandi Briti poeet William Blake on oma kuulsast teosest Poison Tree öelnud seda, et kui ma ei räägi oma sõbraga, saavad meist vaenlased. Kui ma räägin oma vaenlasega, saavad meist sõbrad. Ja see tuleb tagasi uuesti selle samasse kohta, et see oskus kuulata ja rääkida ka need, kes on sinule vastumeelsed. See on üks osa sellest, mida me ei saa öelda, et me ei tee seda. Nii et ma arvan, see kultuuri tekk on mitmekihiline ja seal ei ole alati 0+-1 vastust. Võib-olla ma keerutasin enne tõesti liiga palju. No ma ütlen nii, et ma nõustun kõigiga, mis räägiti öeldi, mis kõlas. Ma arvan ka, et õige on see, et kui keegi tuleb ükskõik, mis olukorrast ta abi vajab, siis oma juhi või tööandja poole ja sellest räägib ja ütleb, et ta vajab abi, et siis muidugi tööandja peaks esimese asjana proovima seda abi nii palju kui võimalik pakkuda. Ma võin öelda küll Eesti Pangas ka, nüüd juhtum ei olnud konkreetselt lähisuhte vägivallast, aga ikkagi kui keegi väga selgelt meie väärtuste vastu käitub, et siis see on ka olnud põhjus meil töölepingu lõpetamiseks. Okei, jah. Aga eks see keeruliseks lähebki seal, et kui sa mõtled, et kui sa tegelikult saaks võtta selle röntgeni ja läbi valgustada nagu kõikide inimeste, ütleme siis selle profiili, et kas on meil võimalus ühiskonnana jätta need inimesed kõrvale ja lasta lahti. Selle teine aspekt, eks ju veel on see, et see on selgelt ohvri jaoks ju erakordne riskifaktor, kui inimene selle põhjusel ka töölt lahti lastakse. Ega siin nagu ongi keeruline, et ega ühte head mustrit ei ole, aga ma tegelikult kasutaks võib-olla seda võimalust, oli siin kuskil ka nagu mikrofon ja mulle tundub, et publiku reaktsioone vähemalt vaadates, et kindlasti võiks ka siin olla küsimusi, et kui me saame selle mikrofoni korraks siia tuua, et siis annaks selle võimaluse, et publiku hulgast ka mõne küsimuse küsida. Kas meil on kedagi, kes tahab küsida? Kas kõik oli selge? Kas kõik oli selge? Nii, kuskil. Ja, seal nurgas on üks mees, tahab küsida, ma saan aru. Ja, aitäh. Egert olen PPA-st. Tahtsin küsida ühte sellist asja, ma võib-olla teen väikse sissejuhatuse, et mida meie oma töös näeme seda, et me tegeleme väga palju ohvritega. Ehk siis
Ja kui me vaatame avaliku arvamuse uuringuid, sotsioloogilisi küsitlusi, siis tänaseks Eesti inimesed, mulle tundub, et on aru saanud, mis asi on sotsiaalne norm, et oma kaaslast ei peksta. Kõik ütlevad, et nad teavad, valdav enamik Eesti inimesed ütlevad, nad teavad, mis asi on lähisuhtevägivald ja nad tunnevad selle ära. Aga kui me vaatame neid samu uuringuid, siis öeldakse ka, et kui mina peaksin kokku puutuma sellise asjaga, et siis väga suur hulk Eesti inimesed ütlevad, et mina reageeriksin ja sekkuksin ja vähemalt annaksin teada. Aga mida meie oma statistikas ei näe, et seda, et antaks teada. Ehk siis, et tegelikult 90% ikkagi nendest teavitajatest on ohvrid ja just ettevõtete esindajad, kes tegelevad selle poolega, et aru saada, et kas meie sees on lähisuhtevägivalla ohvrid, kas meie sees on neid, kes on vägivallatsejad, nendega tegeleda, aga kas te olete tegelenud või mida teha selleks, et nüüd näiteks kogu Swedbanka personal on ühel hetkel need inimesed, kes päriselt hakkavad märkama ja võtavad ette selle julguse sekkuda ja anda teada näiteks või astuda vägivallatsejale vastu. See muidugi laieneb ka teistele või eelmisele paneelile see küsimus, et kui me räägime, et me võib-olla näiteks kaitseväes ülematana räägime alla minuti sellest, mis on lähisuhtevägivald, aga äkki me peaks ajateenijatele ütlema, et kuule, tõeline sõjamees astub välja juba siis, kui sõda veel käes ei ole ja reageerib nendele sündmustele, mis ühiskonnas levivad. Nii, aga see küsimus, et kas te olete midagi teinud selleks, et teie inimesed oleksid need eesrindlikud, need, kes selles sõjas välja astuvad või kas seal on mõte, et kuidas seda teha? Võin alustada, et oleme teinud ja kui oli ka enne juttu, et me oleme mitu head aastat erinevate initsiatiividega tegelenud, siis kui me tulime, esimene samm oli siis julge hoolida kampaania, majasisene, aga see oli teadvustamine, et hakkame teadvustamisest pihta, et kõigepealt sa pead alustama teadvustamisega ja põhimõtteliselt on ikkagi ka ootus ja üleskutse ja julgus, et kui me ka maja sees märkame, et vägivald ei ole ainult see, et keegi läheb ja teeb kellegi füüsiliselt haigeid, vaid see on ka verbaalne rünnak, võib-olla vägivald, kui sa paned inimese sellise stressi alla, mida inimene võib-olla ei kannata või talu, mis ei ole eetikanormide põhine, mis me oleme kokku leppinud oma eetikanormidest, et siis meil on ka konkreetsed protsessid ja põhimõttelised loogikad üles ehitatud, kus kohas sa saad jagada maja sees informatsiooni sellisena, et sellele pööratakse siis tähelepanu, kus kohas meil on mure ja siis, kui seal tuleb mure, aga see ongi üleskutse siis märkama, et lõpuks on see märkamine, et kuidas me märkame ja kas me julgeme, sest põhimure, ma kujutan ette, millele sa ka viitad lõppkokkuvõttes, on ikkagi see, et kui inimesed ütlevad, et nad teevad, aga miks nad ei tee, on see, et nad kardavad, et siis nemad jäävad vastutavaks selle situatsiooni lahendamise eest. Aga me oleme teinud seda anonüümselt, et sa saad jagada ja siis teemale vaadatakse peale, mis see situatsioon siis täpselt oli, aga see ikkagi hakkab pihta, et julgustame ja märkame. Aga mitte ainult seda, et kus kohas on mure, vaid ka teistpidi, et me julgustame inimesi ka üksteist tänama, kus kohas inimesed on teinud head tööd ja pingutuse, et see kõik peab balansseeritud olema. Aga jah, et see avatus peab olema ja avatus ja võimalus märgata, mis toimub, mida võib-olla keegi teine ei näe, et sa ei oleks selle murega üksi, mis hakkab kuskil siis söövima nagu vähk laiali. Võib-olla üks praktiline soovitus organisatsioonidele, kes ei ole veel seda teemat niimoodi endale laua peale pannud. Üks viis on see siduda alguses mõne teise teemaga, näiteks ohutus. Ohutus on ka samamoodi väärtuspõhine teema, kus siis märkamine on ülioluline, rääkimine, püsti tõusmine, ülioluline, need on sarnased. Et võtke see teema, alustage sellest, te laiendate seda teemat, see teeb selle asja lihtsamaks. Mis ei tohi juhtuda, et üks teema muutub silo teemaks. Kui me räägime tekist, siis me räägime ikkagi tervikust. Ja see on üks viis, kuidas me saame organisatsioonid liikuma. Kiire kommentaar Madis ka. Ma sanon, me räägime praegu eelkõige organisatsiooni sees meie inimesi puudutavatest probleemidest, et siin meil on ka selge nagu töökiusu ja selles mõttes vaimset vägivalda me mõistagi ei tolereeri. Kui oma juhiga ei saa rääkida, et siis meil on ka anonüümne vihjeliin, kuhu saad pöörduda ja kirjeldada probleemi. Aga parati küsimus oli võib-olla veel laiem, et kui sa, ma ei tea, näed tänaval või oma naaberkorteris, et midagi toimub, et kas
et kas siis me oleme piisavalt julged, et midagi selleks just teha või kellelegi öelda. Ma arvan, et kui me selle oma organisatsioonis... Kes on kuulnud naaberkorteris mingisugust häält, mille puhul tegelikult peaks reageerima? Ja. Nii. Ja need lasevad käed alla, kes on alati reageerinud. Kas vanad mehed ka reageerivad? Jah, et tegelikult me ju... Ühe korra. Okei. Teeme kiire, siin oli veel üks kiire küsimus, aeg tiksub alastamatult. Kostab, jah? Ma olen Viimsi vallast, see on praegu omavalitsus, kus on kõige suurem vägivallajuhtumite arv hetkel, statistiliselt. Ja tegelikult küsiks mitte niivõrd organisatsiooni juhina kui inimesena meestelt, tegusatelt meestelt. Kuidas teie reageerite, kas teie lähete õlut jooma nende sõpradega peale sauna, kellest üks on oma naise vastu olnud vägivalda? Mina näiteks ettevõtjana oma töötaja abikaasat uksest sisse ei lasknud. See oli 7 aastat tagasi, sest ma teadsin, et ta on oma naist peksnud. Et kuidas te kodanikena, kui me kõik ei tolereeriks selliseid sõpru, et kuidas mehed aru saavad ja kuidas nad väljendavad seda, et kuule, et ma tean, et sa seal põksid või alandad või ei lase tööle oma naist. Et kas nad, kuidas nad ei ole ju vaakumis, et kas te panete tähele, mida te teete? No nii, nüüd on kohustus kogu meeste poolt vastata. Ma võtan selle vastuse kohe ära, ma ütlen, vastus on ei. Ja veel kord ei. Ja seda on ka elus tehtud. Nii et see ei on praktiline ei. Mul on väga lihtne sellele küsimusele vastata. On väärtused, mida ma kannan ja on printsiibid, millest ma lähtun ja üle sellise punase joone, kui keegi kellegi vastu kätt tõstab, automaatne ei. Selliste inimestega ma ei suhtle ja imelik oleks natukene, et ma ei oskakski. Et see on raske. Jah, mul selles mõttes ei ole sellist kogemust, ma ei kujuta ette, et üks sõber niimoodi käituks, aga selgelt see ei oleks kuidagi aktsepteeritav või mugav. Võib-olla kui ta on su hea sõber, sa proovid taga rääkida, et kuule, et mis sul seal toimub, et kas ma kuidagi saan teid toetada, aga raske ette kujutada, et see oleks mu sõber. Keeruliseks vist lähebki selle koha pealt, et seda tihti ongi nendest inimestest raske ette kujutada. Et need ei ole mingisugused kraaklevad, lärmavad, karjuvad külajoodikud, vaid need on tegelikult need on need samad inimesed, keda me teame võib-olla enda heade sõpradena, teame edukate juhtidena. Et selles mõttes, ma arvan, väga hea küsimus, natukene majanduse teema, sest me oleme ujunud kaugele, aga mulle väga meeldib see arutelu. Hirmsasti tahaks vastata ka küsimusele, et kindlasti ma tean, kuidas ma käituks. Ma arvan, et aus on tunnistada, et ega ma nüüd lõpuni kindel ka ei ole. Et hästi lihtne on öelda muidugi, et kindlasti ma ei suhtaks mitte kunagi enam selle inimesega, aga ma ei tea, kas 100% me kõik suudame niimoodi olla. Seal oli vist veel üks küsimus ja siis tõmbame joone alla kiire küsimus ja kiired vastused. Nii. Jah, ma tulen siia. Andeks, ma natuke niimoodi torpedeerin, aga mul on selline enda lugu. Nimelt siis minu ema ja minu kasuisa on siis 80ndate alguses sündinud inimesed. Ehk siis, kui oli see 90ndad, oli selline siirdeühiskond, olid teatud nagu võitjad, kaotajad, siis minu nagu vanemad jäid selgelt kaotajateks, kuna olid nagu vanemate töökohad olid seotud kolhoosidega, nad kadusid ära, tuli selline absoluutne vaesus, polnud süüa, ega polnud nagu riidetki selga panna. Ja mul on tunne, et võib-olla nagu nende inimeste kujunemisloos või nagu inimeseks saamise loos jäi mingi nagu osa nagu puudu. Okei, mina olen siis laps enda ema esimesest suhtest ja mul on ka 2 õde ja vend ka, poolõde ja poolvend, kes on siis minu ema teisest suhtest. Ja tegelikult oli ju kõik tore. Me kolisime maale ja meil oli selline nagu ambitsioon, või mu perel oli unistus ehitada üles nagu maja. Selline oma maja, talumaja. Ja me kolisime sinna. Siis peale siis minu kasuisa teise lapse sündi hakkasid tulema sellised nagu et jõulude ajal oli mingi selline väga kindel koht, kus
ma esimest korda kuulsin kasuisalt, et ütles emale, et noh, et see ei ole jõulukinki väärt. Et nagu, et sa ei saa midagi. Ja siis ma olin saanud koolist, olid mingid kommipakid jagamised nagu põhikoolis, siis ma olin andnud oma selle kommipaki emale, et palun, et see on sinu jõulukink see jõul, eks ole. Ja siis oli tema jaoks väga nagu rõõmus. Aga sealt edasi siuke nagu pidev alandamine, pidev siuke nagu kuna me ema ei käinud tööl, ta oli kõrgharidusega, küll aga seal maapiirkonnas polnud selle kõrgharidusele vastavat spetsiifilist tööd, ta oli töötu, ta kasvatas meid, ta tegi meile süüa, ta nagu hoolitses meie eest, et meil oleks hea. Siis oli kommentaar, et sa larissad raha, et neid asju ei ole vaja teha, et lapsed ei peaks huvikoolis käima, et see kõik on siuke pidev, et ressursi raiskamine, kuna mu kasuisa oli see, kes ehitas, kes käis ka tihti Soomes, kes tõi seda nagu majanduslikku leiba meie lauale. Ja niimoodi see kestis, ütleme, et kuidagi 8 aastat. Ja mingi aeg, see oli siis 2023 aasta lõpp, ma olin abiturient ja ma olin nagu jõulude ajal kodus. Ja kuidagi minu kasuisa oli saanud mingi hea nagu tööotsa või ta on igastahes tahtis tähistada seda. Ta oli seal laua ääres ja siis ma olin ka seal, ma sõime leiba ja ta ise jõi seal ise viina seal laua ääres. Ja kuidagi andis raha ja oli hästi siuke nagu lahke ja tore. Ja siis oligi emaga mingi järjekordne siuke sõnelus need laste huviharidusele, et kas mu õde peaks oma viiulit mängida või kas mu vend peaks seal robootikaringis käima. Mu ema ikkagi ütles, et jaa, et võiks küll, et see on investeering tulevikku. Kasuisa tugevalt oponeeris sellele. Aga nüüd sellest päris konfliktist tekkis mingisugune labane sõnelus. Ja mu ema otsustas, et ta nüüd taganeb sellest, et ta ei viitsi, et see on täielik lora, mis siin toimub. Ja ta läks oma tuppa ja ta pani ukse lukku. Siis mu kasuisa lõi noa, mis tal oli nagu lõikelaua peal, millega ma oli leiba lõiganud, ta lõi selle nagu lõikelaua sisse ja siis hakkas nagu karjuma ja ähvardama. Et tule sealt toast välja ja räägime edasi. Ema ei tulnud. Siis ta oli see tuppa ära barrikadeerinud ja siis mu kasuisa hakkas noaga nagu lukkuaugust sorkima. Ja siis ema kirjutab mulle Messengeris, et mis sa nüüd teeb, et kas sa nüüd peaks nagu politseisse helistama või midagi. Ma mõtlesin, et jumala eest, mis iganes sa teed, aga ära politseisse küll helista. See oli minu, ja sel hetkel ma sain aru, et ma olen saanud sellise nagu väga reaalse lähisuhte vägivallu õigustajaks. Kuna mul oli ka hirm, ma ei teadnud, mis asi võib endaga kaasa kutsuda, kui tulebki politsei päriselt kohale ja mis siis saab, kuidas see peredünaamika muutub. Küll aga ta oli piisavalt julge, ta ei võtnud mu soovitust kuulda. Politsei tuli kohale, mu kasuisa loomulikult põgenes enne seda ära, ega temaga ei juhtunud nagu midagi. Ja siis meile määrati nagu vist mingid sotsiaalkindlustusameti mingid eksperdid. Nad käisid seal kodus, oli ka mingid piirkonnapolitseinikud, rääkisime seal natukene. Emale määrati psühholoog, ta seal korra käis, rohkem nagu ta sellest kasu nagu väga ei olnud. Samamoodi, mis juhtus mu vägivaldse kasuisaga, ta lahkus meie peresse õnneks, läks teise naise juurde, hästi kiiresti kusjuures. Aga jah, et temaga ka nagu vesteldi ja sinna see kõik jäi. Et temal läks väga kaua aega, et sellest nagu depressioonist, mis talle tekkis, sellest nagu suurest kurvameelsusest nagu üle saada. Sest ikkagi, räägitakse, et see, kui sinuga käitutakse halvasti, ei ole see kõige halvem asi, vaid siis, kui sa saad aru, seesama, et kui sa saad aru, et sind nagu terve aeg väärkoheldi, et see on see hetk, kus tulevad need suuremad tunded sisse. Ja et meil oli väga tükk tööd selle kõigega. Küll aga mäletan neid vestlusi selles osas, et tema rääkis mulle, et juba neid asju oli nagu varem olnud, et mis sa saaks teha, et kas ta saaks kuskile nagu ära minna või et kuidas oleks nagu võimalus lahkuda sellisest ebatervest suhtest. Ja tegelikult ei olnudki. Kui sa oled ikkagi nagu maapiirkonnas, sa oled nagu naine, sul on 2 last ja sa mõtled ju laste peale ka, et nagu mida nemad teevad, et kas on nagu, et sa ei lähe ju lastega koos nagu turvakodusse või kuskile Tallinnasse või kuhu iganes. Et seda on nagu raske, sellega on raske tegeleda. Ja selle kõige kõrval, siin võib olla ka Enefit, eks ole, need õpireeded ja iganes. Aga selle kõige selle esimese ja teise Eesti kõrval on ka see 3. Eesti, kuhu me mitte kunagi ei vaata, kuhu mitte ükski nagu kaamera ei vaata, kuhu mitte ükski nagu meediamaja ei räägi. Aga tegelikult selles samas 3. Eestis, kus on nagu
mis jääb sinna kuskile varju, mis justkui nagu on kuskil seal maal ja kuskil nagu vaesemates regioonides, et sinna nagu tegelikult kunagi nagu väga sisse ei vaata, aga sisse ei piilu, aga tegelikult see päris, ma arvan, see päris nagu see lähisuhte vägivald, millest nagu peaks rääkima, kuhu peaks vaatama, kus inimestel päriselt pole abi, kuhu inimesed ei saa nagu ennast kuskile aidata. Sest fakt on ju ka see, et kui sul on vägivaldne mees, siis ta lõikab ka su sõbra kontaktid ära, sa oledki üksi. Et ma arvan, et võib-olla peaks nagu sinna ka natukene vaatama. Aga jah, aitäh! Ja, aitäh, et sa seda lugu jagasid, et selliste lugude rääkimine nõuab ka väga suurt sisemist julgust ja sitkust. Aga ma mõtlesin veel siit jõuda tagasi, hakata majanduse juurde jõudma, aga ma arvan, et selle looga tegelikult ongi paslik lõpetada. Ma arvan, et see räägib tegelikult sellest, nagu sa lõpuks ka ütlesid, et me kõik teeme enda organisatsioonides, aga tegelikult meie ühiskonnal on ikkagi veel väga suur tee minna. Ma natukene vaidlen sellega, et see on ainult seal, kus sina oled, see illusioon, et seda toimub ainult kuskil kaugel Tallinnast, päriselt ei pea paika, seda toimub siin samas Telliskivi kvartalis, selle ümbruses, ja seda toimub teises, kolmandas ja viiendas Eestis, ükskõik kuidas me seda jagame. Ja võtame siis siit kaasa selle mõtte, nii igaüks juhtidena kui võib-olla siit saalist, et mõtleme, mida me siis saame teha, et see ei oleks selline naisküsimus, et see tegelikult oleks meie ühiskonnas arutatud nii meeste kui naiste poolt ja toodud välja nendel ristteedel, kus tegelikult vägivald saab kokku kõikide teiste valdkondadega meie elust. Aitäh teile, et tulite ja rääkisite enda kogemust.